Tere hommikust, 3. klass! Ma näitan sulle 2 asja. Arva ära, miks. See on gloobus ja leidsin üles Eesti. Eesti asub Euroopas. Eesti naaberriigid on Soome, Venemaa, Läti ja Rootsi. Eesti asub Euraasia mandril. Euraasia koosneb 2 maailmajaost, Euroopa ja Aasia. Nüüd näed sulle juba tuttavat vilet, mille ühel pool on termomeeter ja teisel pool kompass. Meie uue osa pealkirjaks on Seiklused merel, kuid enne seda vaatame maailmakaarti. Palun avama õpik leheküljelt 46 kuni 47. Alustame maailmajagudest. Maailmajagusid on 6. Euroopa, Aasia, Aafrika, Austraalia ja Okeaania, Antarktika ehk Antarktis ja Ameerika. Samas aga nimetame Euroopat pluss Aasiat Euraasia mandriks. Eraldi manner on ka Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika. Gloobusel näeme maad ja merd ja vaatame, missugused mered ja ookeanid on siin. Põhja-Jäämeri, Atlandi ookean, Vaikne ookean, India ookean. Pildilt näed ka uusi sõnu. Näiteks laevarool, purjelaev. Kui kompass näitab ilmakaari, näiteks põhi või lõuna, siis sekstandi abil saab navigeerida, vaadates tähti ja taevakehasid. See on GPS, mis on sulle kindlasti tuttav. Päästerõngas, sõukruvi, mis on laeva mootori küljes. Merel näed ka palju laevu. Kaubalaev aitab meile näiteks tuua toitu või riideid. Reisilaevaga saad sõita ühest kohast teise. Hõljuk justkui lendaks vee peal. Purjelaev vajab sõiduks tuult. Aurulaev ehk aurik sõidab auru jõul. Jäälõhkujat on vaja siis, kui jää on nii paks, et laevad ei saa liikuda. Jäälõhkuja tuleb ja teeb neile tee ette. Mõtle nüüd, millisena oled näinud merd. Kuidas võiksid seda iseloomustada? Näiteks vaiksena või tormisena? Millised linnud ja loomad elavad mere ääres ja meres? Kas mäletad Läänemere imetajat Hüljest? Merest, laevadest ja maadeavastustest räägime lähemalt järgmistes tundides. Nüüd palun ava oma töövihik. Võta lahti töövihik leheküljelt 46. Seiklused merel. Ülesanne number 1. Koosta mõistekaart. Mõistekaarti peame kirjutama sõnu, mis meenuvad meile sõnaga meri. Näiteks kajakad, laevad, kompass. Kõik, mis sulle jäi meelde õpiku pildi pealt või mida ise tahad kirjutada. Ülesanne number 2. Kirjelda tormist merd ja vaikset merd. Illustreeri. Illustreeri tähendab joonista. Tormine meri, siia, vaikne meri, siia ja pakun sulle ette mõned sõnad. Tormisel merel on suured lained, kuid vaiksel merel on sile veepind. Tormise mere vesi on hägune, liivane, vetikaid täis. Kuid milline on vesi vaiksel merel? Kirjuta ise edasi. Siia palun joonista tormine meri ja siia vaikne meri. Ülesanne number 3. Lahenda pilt ristsõna. Esimestest tähtedest saad kokku lahendussõna. Uuri täpsemalt järele, mis see on. Lahendus on teine sõna tuletorni kohta. Aitan sul ristsõna lahendada. Pilt number 1 on mootorpaat. Number 2. Ankur. Number 3. Jõgi. Number 4. Angerjas. Number 5. Kajakas. Number 6. Aerud. Number 7. Sild. Kui sul on valmis, palun saada mulle pilt. Head aega!